tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumisi, kus vaatame siis, mida on oodata 10 päeva jooksul, järgneva 10 päeva jooksul. Teen seda 3 grupiga, grupid on välja toodud juba siin, kaardid on mul välja võetud ja saate teha siis oma valiku. Tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte keegi puhul ei pruugi siin siis kindlasti kõik resoneeruda. Aga päris kindlasti, kui te valite mingisuguse grupi, siis mingi sõnum sealt on teile, mis avardab ja avardab teie teadvust ja vähendab teie unerohtu, milles siis enamik inimesi on ikkagist sellise unerohu mõju all justkui. Et me ei ole teadlik, mis päris täpselt meie ümber ja meiega toimub ja kes me üldse oleme. Et kindlasti teil sealt mingisugune sõnum resoneerub ja siis keha tunnetab selle tõe nagu justkui sealt ära, mis parasjagu teile avaldub sellest sõnumist. Nii, ja kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati siis kirjutada ja kui on soov oma emotsioonidega tõsisemalt nii-öelda tööd hakata tegema, ehk siis oma emotsioone reaalselt vabastama oma kehast, et sa saaksid oma elu loojaks ja sa saaksid oma elu või oma elu nagu oma need ohjad enda kätesse, et mitte sina nagu ei lase ennast juhtida välisel ja kõigel egol ja meelel ja kõigel sellel, vaid sa võtad reaalselt ohjad enda kätte ja hakkad oma elu ise elama. Oma elu eest võtad ise vastutuse, oma tunnete eest võtad vastutuse ja kõige muu selle eest, mida sa siis tegelikult siia maa peale tegema oled tulnud. Aga kuna kõik enamus inimesi ongi sellises unerohu mõju all justkui, siis me ei teadvusta seda, mis on tõde. Me ei tea, mis on tõde. Väga paljud ei tea, kuni siis hakkavad teadma. Sellepärast, et väga paljud liiguvad selle suunas, et nad hakkavad ärkama. Nad hakkavad ärkama illusioonist ja sellest unest, kus nad on kogu aeg nii sügavalt olnud. Nii, ja kellel on soov siis oma emotsioonidega tegeleda esmalt justkui, kuid hiljem see muutub juba loomulikuks osaks sinu elust, seepärast et emotsioonide vabastamine on üks osa inimesest. Ja kuniks ta siis selle unustab ja alla surub. Ja kes siis tahab päriselt oma elu nagu ohjad enda kätte võtta, siis siin on vajalik siis emotsioonide puhastamine. Ja kui te ei taha, et nii-öelda sinu emotsioonid valitseksid sinu üle, sest väga tihti seda on, isegi siis, kui sa püüad väga kontrollida ennast, väga kontrolliv olla emotsioonide suhtes, siis ta on väga raske ja pingutust nõudev, sest suur osa inimestest ei suuda oma emotsioone kontrollida ja plahvatavad ja see kaan lendab minema ja siis kõik saavad sellega piki pead, kaasa arvatud sina ise ja ka teised, lõhutakse suhteid sellega. Ja isegi kui inimesed kontrollivad
väga oma nagu selliseid emotsioone ja ei lase neil siis enda üle võimust võtta, siis ka see on väga väsitav ja kurnav, sellepärast et sa pead kogu aeg pingutama ja pinges olema, sellepärast et sa nagu kogu aeg kontrollid, sa kogu aeg üritad kontrolli all hoida, isegi kui su pinge tõuseb, mingisugune värin tekib, et sa oled nagu sellises, jooksed pidevalt nagu elektrikarjusesse ja siis nagu värised, võbeled kogu aeg, sest sinus on ärevus, stress, pinge ja siis sa üritad seda nagu kogu aeg nagu ka kontrollida omakorda, siis ta on väga kurnav ja väsitav. Sest emotsioonid ei ole kontrollimiseks, vaid need on vabastamiseks. Ja sealt tekivadki igasugused stress, pinge, ärevus, väsimus, haigestumised, absoluutselt kõik. Kõik, mis su keha tegelikult ei talu, tulenebki sinu siis nendest emotsioonidest ehk pingetest, mida sa siis oma kehas kinni hoiad. Ja püüad siis kontrollida ja sellega lõhkudes oma keha, oma suhteid, oma elu, kõike seda. Sa arvad, et ei, ma tulen võib-olla oma eluga väga kenasti toime, aga igasugused need mikrovalikud ja need ikkagist need ärevused, pinged, stress, kõik see mõjutab sind tohutult ja kui sa hakkaksid oma emotsioone reaalselt päriselt vabastama, siis sa näeksid, kui suure muutuse ta elus tegelikult loob sulle. Sa oled võimeline oma elu muutma kergemaks, pingevabamaks, stressivabamaks ja täiesti absoluutselt kõik selle oma elus lahustama, ära kaotama, kui sa nagu päriselt pühendad ka sellele. Et läbi pühendumise sa oled võimeline ka kõik selle totaalselt oma elus ära kaotama. Emotsioon muidugi ei kao mitte kuskile, see on üks osa meist ja see jääb üks osa meist, üks osa meieks. Ta jääb üheks osaks meist aga see tuleb ja see läheb, kui sa lased minna. Aga kui ta tuleb ja sa ei lase sellel minna, siis ta hakkab hävitama sinu elu ja kõike muud sinu ümber. Et see ei kao mitte kuskile, aga sina saad nagu valida, kas sa hoiad seda nagu kehas kinni või lased selle läbi keha voolata. Tegelikult läbi keha voolamine ongi nagu kõige õigem emotsioonide puhul. Et see on kõige õigem viis läheneda sellele, et kui emotsioon tuleb, siis sa lased sellel minna. Sa koged seda ja lased minna. Koged, tuleb, läheb. Aga tavaliselt ta tuleb, siis jäetakse see kinni, surutakse alla, mätsitakse kinni, tambitakse veel kõvasti, et jumala eest ma ei lase sellel minna, ma ei taha seda tunda ja las ta olla seal, aga see nagu hakkab sind räigelt tegelikult mõjutama sinu elus. Igasugused otsused, igasugused sammud, olukorrad, situatsioonid, emotsioonid, kõik mõjutavad sind. Just need emotsioonid, mis sa oma kehas kinni hoiad. Siis oleks soovituslik, mitte midagi ei pea, aga oleks soovituslik, et inimesed tegelikult vabastaksid oma emotsioone ja oleksid teadlikud ja pühenduksid sellele. Siis maailma oleks palju ilusam koht, sinu elu oleks palju ilusam, toredam, kaunim ja sind ümbritsevate inimeste elud on ka palju sädelevamad, ilusamad, sest nad saavad osa sinu olemusest. Ja kui sina oled rõõmus, sädelev ja siis ka sinu ümber olevad inimesed on rõõmsad ja sädelevad. Nii on. Aga ja kellel on soov, siis võite alati ühendust võtta, et see on minu poolt ka kättesaadavaks tehtud, kuidas siis emotsioone vabastada. Mingi aja jooksul ma ka tahab tulla läbi minu ka selline kaheosaline video
kursus või siis selline 2-osaline salvestus, kus kus siis esimeses osas ma räägingi nendest emotsioonidest ja kust need tulevad, kuidas neid siis hakata lahustama ja kuidas see üldse käib kõik. Ja kuidas siis tegelikult reaalselt oma eluga hakata looma teadlikult. Et ka see siis nagu lisandub siis sellele emotsioonide vabastamisele. Et soovitan kindlasti kõigile neile, kes juba vabastavad emotsioone, siis sa saad nagu sügavamalt teadlikumaks ja teadlikumaks, kuidas hakata nagu päris reaalselt ise looma teadlikult oma ellu neid kogemusi, mida sa soovid siis kogeda. Lihtsalt kogemuse rõõmust, mitte sellest, et puudus on sellest, sellepärast et need, kes juba vabastavad oma emotsioone, siis teil on kindlasti väga, kes nüüd päriselt nagu pühenduvadki sellele, et ma vabastangi selle emotsiooni, mis tegelikult minu elu häirib või mind häirib või tekitab mulle ebamugavust, siis ma võtan selle aja ja vabastan selle, siis nendel inimestel on kindlasti teatud kogus hulk juba emotsioone vabastatud ja sa saad hakata lihtsamalt oma elu teadlikumalt oma elu looma. Kes veel ei ole teadlik, kuidas siis päris täpselt see käib. Et siis selline võimalus tekib ka, aga ma täpselt ei tea, millal, seepärast et ta tuleb siis, kui tuleb. Aga ta on töös. Ja jah, et siin on siis, kes päriselt soovivad oma elu muuta, siis see toimub läbi emotsioonide vabastamise kõige lihtsamal ja kiiremal viisil. Hüppeliselt. Kiiremini kui igasugune eneseareng või mingisugused praktikad ja teooriad ja ma ei tea, mis asjad veel. Mis ei ole ka mitte mingil moel kuidagi valed, sest igal inimesel sellel hetkel on vajalik teatud eluperioodil võib-olla see informatsioon, teda aitab nagu see edasi liikuda võib-olla mingisuguse uuema ukseni, uuema avardumiseni, mingisugused taipamised, teadmised toimuvad temas ka nendega, aga kes päriselt nagu reaalselt tahavad luua endale väga kiireid muutuseid oma elus ja jõuda sinna, et nad tahavad elu nautida, mitte kannatada siin. Tunda ise rõõmu ja ka kogeda kõike seda, mida sa oled võimeline looma, seepärast et sina oled tegelikult looja, sina lood kogu aeg endale seda reaalsust, millega sa oled või ei ole rahul, vahet ei ole, sinu loodud see on. Ja kes siis tahavad neid kiiremaid muutuseid ja päriselt seda muutust enda elus luua, siis see võimalus on teil minu poolt kättesaadavaks tehtud teile. Aga suured tänud siit seda sissejuhatust kuulamast ja lähme siis ladumise juurde. Nii, ja esimene grupp, kes valis siis need kaardid, esimese grupi, esimese numbri, mida iganes, kuidas iganes, siis teil on päris kindlasti oodata võimsaid muutuseid järgneva 10 päeva jooksul. Et mingisugused suuremad muutused teie elus siis aset hakkavad leidma või juba energeetiliselt toimuvad need. Ja see ei ole lihtsalt nagu mingisugune väikene nihe, vaid midagi, mis võib su elu teatud viisil täielikult ümber kujundada. Ja see võib olla ka seotud sinu sisemise ärkamisega või sinu suhetega, karjääriga või mingisuguse vaimse teekonnaga. Et siin ilmselt sa oled natuke ka sellisel teelahkmel.
sest et vana tahab nagu sulguda ja uus uks tahab nagu avaneda, aga sul peab olema piisavalt julgust, et sealt uksest siis sisse astuda, usaldades seda kõike. et ole avatud ja ole valmis isegi siis, kui sa ei näe veel nagu selgelt, kuhu sa astud või kuhu sa edasi liigud. sest et siin on saboteerija tahab sinu üle võimust võtta, ehk siis sa kahtled pidevalt, keskendud võib-olla sellele, mis on, mitte sellele, mis võiks olla, eks ju. et sa saboteerid ennast, siit on 2 saboteerija varjukaarti välja tulnud ja kus see saboteerija tuleb, ongi siis minevikust, et minevik tuleb siin lahti lasta ja läbi selle, kui sa nagu näed läbi, kus sa saboteerid iseennast, kus sa kahtled pidevalt, noh, sa juba näed, et nii, et okei, ma seal kahtlen, sa saboteerid tegelikult seal, kus sa keskendud sellele, mis on praegusel hetkel, mitte sellele, mis võiks olla, mis võiks suurem olla, mida suuremat võiksid sa oma elus kogeda, vastu võtta, läbi elada, need muutused, mis sinu elus tahavad toimuda, sest sa nagu laskud selle saboteerija nagu tasemele ja sa lased nagu ennast saboteerida. Sa ise nagu su meel räägib igasugu lugusid sulle kokku ja sa jääd neid uskuma tõsimeeli. Tegelikult su meel ei tea midagi. Meelelood tulevad mineviku sündmustest, kollektiivsetest uskumustest, süsteemidest, mustritest, emotsioonidest, mis su kehas on kinni. Need sagedused, need emotsionaalsed laengud, mis sinu kehas on, see kollektiivne uskumus, mis kunagi rääkis seda. sa oled selle omaks võtnud ja sinu meel kogu aeg nagu sellest infost tulenevalt räägib sulle igasuguseid lugusid, miks sa peaksid kahtlema, miks sa ei peaks seda sammu tegema, miks sa ei peaks mugavustsoonist välja astuma, et maitsta ja tunda ja tunnetada seda uut elu, seda uut kogemust, seda teistsugust võnget. Ja kui sa sealt nagu läbi näeb ja nagu vabastad ja puhastad või siis tõesti näed läbi ja astud sellest välja, siis ootavad sind võimsad muutused. Et siin on ka võib-olla vaja sellist praktilist lähenemist sellele olukorrale, aga et nagu päriselt sa teed kas nagu reaalse sammu või siis nagu reaalselt nagu vabastadki endast need mustrid, need varjud, näed läbi need varjud, selle saboteerija varju, kes üritab sind nagu kogu aeg tagasi hoida või selles mugavustsoonis hoida, et ole siin stabiilses seisus, et ja ära liigu kuskile edasi. Et nii sa nagu suuri muutuseid oma elus ei pruugi luua. Et võib-olla sind isegi nagu, võib-olla selle järgmine 10 päeva jooksul või praegusel hetkelgi sa keskendud väga palju sellele materiaalsele stabiilsusele ja võib-olla sellise ka kodule, rahaasjad või võib-olla ka keha eest hoolitsemisele ja iseenda hoolitsemisele. Võib olla ka, et see saboteerija tuleb siin mängu ja hakkab sind nagu, kui sina nagu tahaksid nagu astuda selle sammu või kaalud või mõtled või tunnetad, et võiks nagu kuidagi edasi liikuda, et sul on mingisugune siht, mingisugune eesmärk, mingisugune soov, kuhu poole seda pürgida soovid või tahad seda sammu astuda või mingisugune visioon või ettekujutus, siis selleks, et võib tulla väga kergelt see saboteerija just nimelt siin mängu, et neid muutuseid mitte oma elus luua, siis ta nagu ego nagu loob sulle mingisugused lood või loob sulle mingisugused situatsioonid, kus sa pead hakkama tegelema muude asjadega. Sul on näiteks mingisugune eesmärk, visioon või ettekujutlus või soov astuda mingisugune samm
ja see samm looks sulle väga suure muutuse sinu elus, siis ego tõstab kohe pead, ta hakkab sind saboteerima, ehk siis saboteerija vari tuleb nähtavaks, hakkab sulle mingisuguseid lugusid rääkima sinu enda peas, sinu enda tundub, et sinu enda häälega, aga tegelikult see ei ole sinu hääl, vaid see on see kollektiivne uskumus, see on nende teiste inimeste hääl, see on see ühiskond, mis sa oled kunagi omaks võtnud kuskilt miskit kodust, ümbruskonnast, perekonnast, keskkonnast, kus sa oled väga palju viibinud, mis iganes kollektiivsed uskumused on. Sa oled selle kuskilt omaks võtnud ja see on nende hääl, mitte sinu hääl. Ja ta tõmbab nagu sind sellesse, et sa tegeleksid mingisuguste koduste sündmustega, olukordadega, rahaasjadega, mingisugused rahaasjad tekivad, võib-olla probleemid või kodus midagi juhtub või materiaalses olukorras või ka tervisega võib-olla juhtub midagi. Et nii kui sa hakkad nagu sellest mugavustsoonist välja astuma, justkui seda sammu tegema, siis tõmmatakse sind täiega nagu tagasi. Aga seal peab sa ise nagu teadlik olema, et märkama seda, et ma tahtsin tegelikult selles suunas minna, aga ma ei saa nagu seda suunda võtta või seda sammu teha, sellepärast et mul tulid mingisugused muud asjad vahele. Mingisugused materiaalsed probleemid, kodus mingisugused sündmused, rahaasjad, mida iganes, terviselood või mida iganes. Et pange seda ka tähele, see võib olla võimalik. Nii kui sa mingisugust suurt sammu või muutust tahad oma elus luua, siis midagi juhtub ja siis sa võib-olla ei teadvusta või siis sa mõtled, et see ei ole sinu jaoks. Ju see ei ole minu jaoks. Tegelikult on see egomeel, mis tõmbab sind laksti sinna enda nii-öelda sellesse mugavustsooni tagasi, et sa ei teeks suuri muutuseid oma elus. Seepärast, et ta teab, ta saab aru kohe, et sinu elu muutub, aga tema ülesanne on nagu justkui hoida sind sellises stabiilses keskkonnas, kus midagi ei muutu, kus kõik oleks turvaline. Et sa jääksid ellu. Ta ei tee seda muidugi, see on nagu programm, ta ei tee seda, see ei ole nagu selle eesmärgil, et sind nagu meelega seal hoida, lihtsalt see egomeel on programm. See on ellujäämis muster või ellujäämisprogramm, autopiloot, eks ju. Et sa jääksid ellu, aga meil on tänapäeval muutunud kõik. Meid ei ohusta, kui me teeme selle sammu sinna tundmatusse, et meid ei ohusta seal mingisugune kiskja suurte hammastega nurga taga ega ei pane meid nahka. Et ka kindlasti võib-olla sa väärtustad oma aega ja energiat väga palju võib-olla siin või pöörad sellel järgneva 10 päeva jooksul väga palju sellel tähelepanu oma ajale, oma energiale. Samuti oled ise nagu väga toetav teiste suhtes, aga ole tähelepanelik, et ka iseenda suhtes, pööra tähelepanu iseendale. Et sul on seda enesekindlust ja tuld sinus, loovat energiat, sa tahad nagu kuskile liikuda, sa tahad nagu sädeleda, sa tahad nagu põleda, sa tahad nagu liikuda midagi, mingisugune eesmärk nagu justkui sul on. Kuhu suunas sa tahaksid liikuda või mis sinu peas nagu keerleb. Ja sa võid kohati tunda seda väga suurt inspiratsiooni kuskilt või inspiratsiooni sellist tulva. Võib-olla sul on võimalus esindada mingisugust juhi kohta või võib-olla võimalus sul liikuda mingisugusest punktist teise punkti, olla nähtav, olla mõjukas või mingisugused võimalused. Ja sa tõmbad nagu justkui inimesi enda poole, sul tundub, et sa tõmbad, aga tegelikult see ei ole nagu mingisugune müstika või mingisugune, see on nagu elu, sellepärast et seal, kus on sädelus, sinna kõik koondubki. Elu armastab elu, sädelus armastab sädelust. Et
sellepärast nagu inimesed ka tahavad sellistes enesekindlate, julgete, inspireerivate inimeste seltskonnas olla, viibida, seepärast et kui sa mõtled ise, siis sa ei taha ju kellegi sellise inimese juures olla või viibida või aega veeta, kes kogu aeg hädaldab, dramatiseerib, räägib taga, kurdab, kui halb ja õudne see elu on. Keegi ei taha sellise inimesega aega koos veeta. Et see on hästi suur tähelepanek ka iseendale, et vahest istu maha ja mõtle, kas sa ise oled selline või ei ole. Et miks näiteks miks inimesed nagu ühtedega rohkem suhtlevad ja teistega vähem suhtlevad, siis see ongi see koht, kus saad iseendale nagu ka pilgu heita, et milline sina siis oled. Millist energiat sina võngud, kas draamat või sellist ohvrit draamat või sellist mitte kõige mõnusamat energiat või siis inspireerid, oled rõõmus, spontaanne, energiline, loov, armastav, toetav ja nii edasi, nii edasi. Et kasuta seda energiat targalt, kui sa näed ja tunned, et inimesed tahavad sinu seltskonnas, ära mine uhkeks, ära mine üleolevaks, vaid ole armastav ja sädelev, mõjukas ilma üleolevaks muutudes. Aga päris kindlasti siin toimub mingit laadi selline sügav transformatsioon, mingisugune mineviku vabastamine või mingisugune ärkamine sinust toimub. Võib toimuda ka selline sisemine taipamine või mingisugused otsused tuleb sul nagu langetada või teha või liikuda edasi. No see otsus tuleb siin niikuinii teha, seepärast et sa oled praegu siin kõigud siin, lased ennast natukene selle saboteerija all nagu kõigutada. Ja siin on võimalus siis ka võib-olla vabandust paluda, siin on võimalus andestada, siin on võimalus ise ennast märgata, andestada iseendale. Et jah, et sa võib-olla sa võib-olla natukese kaldudki nagu sellisesse varju poolele, kus saboteerija tahab sinu üle nagu võimust võtta, kippudes siis nägema asju võib-olla nagu liiga kriitilise filtri. Või siis sa kipud nagu langema või alahindama ennast. Ja see võib natuke takistada sul edu saavutamast ja ära alahinda ka teisi ja ära kritiseeri teisi. Samamoodi iseenda kohta, et täpselt sama ka välise suhtes. Et sa kipud keskenduma pigem sellele, mis on, mitte sellele, mis võiks olla. Et sa nagu kaldud nagu natukene rohkem sinnapoole. Aga see on nagu väga selge sõnum sulle, et nagu tule tagasi siia olevikku, tule praegu tagasi siin ja praegu ja kohe. Ära ole seal minevikus, ära ole seal tulevikus. Ole siin ja praegu kohe. Ära lase nagu sellel peas ega nagu ära lase sellel peal ega oletustel ennast mõjutada, vaid keskendu sellele praegusele hetkele ja tegutse siin, kus sul on tegelikult see mõju. Praegu on sul mõju luua sinu tulevikku ja keskendu sellele, mis on positiivne, mitte sellele, mis tekitab nagu, et mis võib kõik valesti minna või kui ma selle sammu teen, mis siis saab. Et siin on päris kindlasti järgneva 10 päeva jooksul võimalus kasvada ja muutuda, eriti just sisemiselt.
ja läbi selle tugevdada ka oma materiaalseid võimalusi ja, ja sa tunned päris kindlasti seda inspiratsiooni ja oluline on siin vabastada need vanu mustreid ja teha oluliseks sisemine seisund, mitte väline ja siis need otsused tulevad juba iseenesest ja sa tead, mis sammu teha. Sest et siin ongi soovitus sulle rohkem rõhku panna sellele, et ära lase sabotööril või selle saboteerija varjul oma peas end tagasi hoida, vaid keskendu sellele, mis on sinu soovid, sinu unistused, mida sa tahad kogeda ja liikuda selle suunas. Sest siin on tegelikult midagi suuremat küpsemas, mingi suurem muutus on toimumas. Kui sa nüüd tegeled oma varjupoolega ka, ehk siis vabastad oma emotsioonid sellega seoses, et kõik, mis tekitab kahtlust, mis tõstab kahtluse pinnale, see on võimalik vabastada. Ja sa ei keskendu sellele, mis nagu praegusel hetkel on, vaid sa oled vastuvõtlik nende muutustele ja sa ei lase enam nagu egole ennast tagasi tõmmata sellesse mugavustsooni, et ta hoiab nagu sind nagu siis siin mugavas stabiilses keskkonnas, kus ei toimu mingisugust avardumist ega arengut või avardumist, seepärast et inimene tahab tegelikult alati avarduda, liikuda, ta on nagu liikumises, ta ei taha nagu seda mugavust tegelikult, aga mis tihtipeale tegelikult suur osa inimkonnast tegelikult loovadki endale selle mugava keskkonna, arvates, et nüüd on hea ja turvaline mõnus olla, kuni surm meid lahutab sellest füüsilisest kehast aga teadmata tegelikult, et inimene tahab nagu kogu aeg nagu kogeda erinevaid aspekte elu kogeda ennast erinevatest nurkadest, olukordadest. Ja kui ta nagu sinna siis sellesse stabiilsusesse, stabiilse mulli sisse kinni jääb, siis tegelikult ta tunneb kogu aeg rahulolematust. Ta võib vaadata küll, raha nagu on, elu nagu on, maja nagu on, pere nagu on, lapsed, kõik, koer, kass, naine, kõik on nagu olemas, kõik peaks nagu tipp-topp olema, aga sisimas ikka on nagu see rahutus, et siis ta on nagu sinna sellisesse mugavusse kinni jäänud. Et see ei ole toitav. Ja grupp number 1. Minu poolt kõik, loodetavasti oli abi. Saite siit taipamisi, mõistmisi. Ja suured tänud vaatamast, kohtume järgmises videos, aitäh. Ja tere tulemast siis teine grupp, kes valis siis need kaardid. Ja teile ma näen siin, et on potentsiaal või eriti tugev võimalus mingisuguseks uueks alguseks. Tohutu selline võib-olla loovuse energia võib sulle peale tulla, sellist kirglikkust, ka kirglikus suhtes võib avalduda või mingisugune selline väga kirglik eneseväljendusviis või sa oled nagu sellist kirge ja põlemist täis, sellist loovusenergiat. Ja sellega seoses võivad siin potentsiaalsed uued algused avaneda. Et sinus midagi nagu tohutut inspireerivat nagu justkui käivitub või avaneb. See võib olla uus projekt, idee, tunne või keegi teie elus, kes sütitab sinus selle nagu leegi ja ta ongi see nagu sütitaja, aga see leek on kogu aeg sinu sees endas olemas olnud, aga tema nagu toob selle justkui välja.
kas see uus projekt, kas see mingisugune idee, võib-olla tekib ka idee, et see tuleb nagu see idee tuleb nagu sinu enda seest või siis läbi kellegi teise avastad või mõtled selle või tekib see idee või keegi teine nagu tekitab sinus sellise sädeleva tunde, kus see leek või see nagu see süsi on nagu kogu aeg hõõguvas olekus sinu sees olnud, aga ta siis nagu lööb nagu leegitsema või lõõmama. ja, ja see ongi nagu väga paljud ajavad segamini näiteks kas suhete koha pealt, et nad arvavad, et see inimene tekitab temast selle tunde, sellepärast ka inimesed klammerduvad nende suhete külge ja hoiavad sellest inimesest kinni väga sellepärast, et ta arvab, et see inimene loob talle selle tunde, selle armastava tunde, selle leegi tema südames või selle mõnusa tunde, mis käivitub temas, aga samas ta nagu toob sinus selle esile, ta nagu toob sinus selle esile ja see tunne on tegelikult sinus endas kogu aeg olemas, aga lihtsalt sa ei tea seda. Ja siis inimesed seostavad seda välisega, et see väljast toob seda tunnet või see loob sellise tunde ja ma olen nüüd sõltuvuses sellest tundest ja ma olen klammerdunud, et kas ma üldse seda tunnet enam tunda saan. Tegelikult need on kõik sinu enda sees olemas, lihtsalt ta võimendab või toob sinus välja selle. Sest et teised välised inimesed suudavad ka sinust tuua välja peale selle, et nad suudavad sind nagu trigerdada, et sinu emotsioonid välja tuua, mis on vaja siis nagu kehas lõpuni tunda või puhastada. Peale selle nad suudavad tuua välja ka sinus need potentsiaalsed võimalused ja siis inimene tihtipeale seostab selle inimesega seda teadmata, et see tegelikult on sinu enda sees olemas. Väike tähelepanek teile siia. Aga siin on see ka sellist julgust ja tegutsemistahet. Et sul on nagu tegelikult täielik roheline tuli ees, et anna minna. Et kõik need otsused või valikud, mida sa tegema pead või arvad, et tegema pead, tee südamega. Ja kõige lihtsam viis on see muidugi, et sa puhastad, kui sa oled otsuste valikute ees, sa puhastad selle ümber kõikvõimalikud emotsioonid ja laengud, et sa ei peagi nagu mõistusega seda otsust tegema, vaid sa teadki, sa lihtsalt tead ja see tulebki südamest ja see tuleb sinu keha tasandilt. Et kui ma ütlen, et otsusta südamega või öeldakse, inimesed ütlevad otsusta südamega, siis püütakse nagu südamega otsustada, aga teadmata seda, et südamega otsustamine ongi see, et absoluutselt igasugused mõtted mõttetasand on selle ümbert ära kadunud ja sa lihtsalt oled vabastanud ja vabastad ja aktsepteerid seda olukorda sellisena, nagu see on. Ja kui sa vabastad absoluutselt kõik emotsioonid ja laengud selle olukorra ümbert, mis justkui sulle tundub, et on vaja otsustada, et on vaja otsus langetada, et mida ma teen, mis ma nüüd teen. Mul on vaja see otsus langetada, et kas jätkata sellisel viisil või lahkuda sealt või tõmmata kuskil mingisugune piir või seada mingisugused teatud piirid, eks ju. Või öelda seda või öelda teist või püüda seda olukorda sedasi lahendada või mida iganes su peas võib kõik nagu läbi käia nagu analüütilisel tasandil. Siis tegelikus südamega otsustamine südamega otsustamine on see, kus sa lihtsalt tead. Ja sa ei nagu ei lähe kuskile südame tasandile ega otsusta seda nagu kuidagi teadlikult südamega, vaid sa lihtsalt tead. Ja see teadmine tulebki südamest alles siis, kui sa oled kõik emotsioonid ja tunded selle olukorra ümbert ära puhastanud, et sa oled neutraalses seisus ja siis lihtsalt sulle avaneb see teadmine. Sa ei pea nagu mõtlema selle peale, sul lihtsalt avaneb teadmine, nii. Ja nii on. Et sa isegi ei pea mõtlema, kuidas seda nagu, kui sa pead nagu kellegiga nagu rääkima võib-olla või oma otsused kuuldavaks tooma,
või teatama sellest või mingisugused piirid seadma või mida iganes. sa ei pea isegi sellele mõtlema, lihtsalt sa tead, sa nagu ühendad lahti ennast sellest täielikult ja totaalselt, siis tekib sul lihtsalt teadmine, mis on järgmine samm, kuidas sa seda nagu serveerid võib-olla, mida sa järgmiseks ütled või kas üldse on vaja öelda, võib-olla noh, sealt kaob igasugune draama ümbert ära ja ka igasugune ratsionaalne analüütiline meel, analüüsimine. Et siin võib ka viidata see nagu romantilisele suhtele või ühendusele või lihtsalt mingisugusele tähtsale valikule, et minu soovitus soojalt puhasta absoluutne laeng sealt ümbert ära, igasugused emotsioonid, mis sellega tekivad, igasugused pinged, kõik vabasta, kõik puhasta. Et sul tekib selline neutraalne seisund selle osas ja sa tead täpselt, sa ei pea mõtlema, sa tead täpselt. Ja teinekord, kui noh, et sa saad selle vastuse nagu kätte ja teinekord võib tekkida sellega seoses uuesti mingisugune pinge, mingisugune emotsioon, mingisugune laeng ülesse, siis sa jälle vabastad selle ja sa jälle jääd nagu selle oma otsusele kindlaks. Seepärast, et ego võib alati, sest et sinu alateadvusest tuleb alati, sellega seoses võib alati uuesti tulla mingisugune emotsioon pinnale, siis sa jälle puhastad, tuleb jälle pinnale, jälle puhastab, seal on erinevad võimalused, mis emotsioonid võivad aktiveeruda sellega seoses. Ja sa puhastad, kuni selle ümbert on absoluutselt kõik ära puhastatud, vabastad, puhastad, tühistad, ühendad ennast täiesti lahti sellest, sa oled nagu neutraalne selles olukorras ja siis sa tead täpselt, mis see järgmine samm on, mis see valik on, kas jääda või lahkuda, kas öelda või mitte öelda, kas seada mingisugused piirid või mitte seada mingisugused piirid. Kõik käib energeetiliselt, mitte siis mõttetasandil. Et jah, et siin võib siis mingisugune valik tekkida. Ja see omakorda puudutabki siis teie enda väärtust ja lojaalsust iseendale ja see tuleb nagu siis pinnale kõik läbi nende emotsioonide ja olukordade ja mõtete ja seoste. Et siin võib olla ka selline partnerlussuhe, kus teine inimene just nimelt trigerdabki sind ja toob sulle esile mingisugused sellised olukorrad, kus sa näed iseennast, ehk siis need emotsioonid ja pinged, mis tekivadki selle olukorraga seoses, siis see näitabki sinu enda sees olevaid pingeid ja emotsioone, mis on võimalus siis vabastada. Et see nagu see, kui vaadata seda suhtetasandil, siis tegelikult armastus ja selline tõeline ühendus või on ja tõeline selline armastus on võimalikud, kui sina oled aus enda vastu, brutaalselt aus enda vastu, mitte niisama aus, vaid brutaalselt, julged otsa vaadata enda vigadele, mustritele ja kõigile nendele valusatele emotsioonidele, mida sa tegelikult kardad tunda. Kuula oma intuitsiooni, sisemist tarkust ja vaikusest tuleb see teadmine, sa ei pea nagu otsima mingisuguseid vastuseid väljapoolt, kõik vastused on sinu enda sees olemas. Ja see sisemine või see sisemine teadmine või siis see intuitsioon või sisemine teadmine, sisemine hääl muutubki ainult tugevamaks ja selle järgi sa hakkadki nagu tegelikult elus toimuma või liikuma läbi selle südame ja sisemise hääle, kui sa vabastad ja puhastad ennast nendest laengutest. Vabastatud laeng, läbi iga vabastatud laengu liigud sa lähemale iseendale, iseenda sisemise hääle kuulamisele.
ja siin võib olla ka tegelikkuses siin võib olla ka seos mingisuguse saladusega, mingisuguse varjatud olukorraga, mis võib selguda või mis on, mis hoitakse nagu saladuses. Et kui vaadata seda armastuse või suhtealaselt, siis võib olla ka siin täiesti salasuhe näiteks, kus on vaja otsustada, aga siin on tohutu tegelikult intensiivne tõmme, tohutu selline kirg ja aga samas siin on vaja valik teha, et kuidas edasi. Aga see enesekindlus just nimelt siin, see enesekindlus toob sulle tohutu edu. Sinu julgus, sinu loovus, sinu sära on sinu võtmed. Ja kui sa usud endasse, siis hakkavad asjad liikuma. Ja see julgus, loovus, sära ongi see, mis paneb siis sinu elu liikuma, liigutab sind nagu sellise edu suunas. Aga samas nagu hoida ennast selles armastuses ja avardumises, võimalusel avarduda. Ja sul on vajalik siis siin lahti lasta kontrollist ja seda võimsam sa siis oled. Et mida rohkem sa kontrollist lahti lased, seda võimsam sa oled, seda rohkem, siis sa nagu lasedki lahti nendest igasugustest emotsioonidest ja olukordadest, et sa nagu ei kontrolli elu. Sul ei ole vajadust kontrollida elu ja sa kuulad rohkem oma keha, kuulad oma intuitsiooni, sisemist häält. Ja siis, kui sa kuulad seda rohkem, siis sa nagu teedki läbi südame neid otsuseid ja valikuid. Ja see ei ole nagu niimoodi, et ma nüüd otsustan seda teha, vaid see on nagu kindel teadmine. Ja see viib sind enesekindlus suunas, edu suunas. See enesekindlus, sealt tekibki see enesekindlus omakorda ja see toob sulle edu nii või naa. Mida enesekindlam, julgem, armastavam, hoolivam ja rohkem oma keha kuulavam sa oled, seda rohkem sa kontrollist lahti lased. Et siin on nagu, sa kõigud nagu sellise kahe maailma vahel nagu kas jääda iseendale kindlaks või siis laskuda sinna varjude maailmasse, kus sa püüad nagu kontrollida, aga sa ei ole võimeline kontrollima. Et kui sa ohverdad nüüd oma hinge ja püüad mitte paati kõigutada, siis sa võid saada hetkeks või mingi aja jooksul justkui selle näilise turvalisuse, aga sa kaotad vabaduse olla tõeline sina. Et sinna inimesed kukuvad ja on tegelikult väga paljud sealt sinna ei kuku, nad ongi seal. Et see kontrollivajadus tegelikult piirab sind, kui sa usaldad elu ja oma sisemist tarkust, oma teadmist, oma keha, oma tunnetust, siis sa muutud vabaks ja tugevaks. Ja siis sa lased nagu oma kehal ja intuitsioonil ennast juhtida. Aga kui sa ohverdadki oma hinge, ehk siis püüad seda paati mitte kõigutada, et jumala eest, et sa ei kõiguks, äkki ta kukub ümber ja mis kõik siis saab, siis sa kaotad selle vabaduse olla tõeline sina. Et siin ei ole oluline luua selliseid kompromisse selle nimel, et asjad oleks nagu rahulikud, vaid sa oledki oma tões ja sa väljendad sellisel autentsel viisil ennast nii, nagu sa väljendad. Et sa oled ehe. Isegi kui see tähendab, et pead kellegile või
millegi osas nagu selliseid piire seadma, aga need piiride seadmine ei käi läbi siis meele, vaid läbi südame. Sa lihtsalt tead, kus on piir, mis on piir ja kas sa pead üldse nagu kehtestama seda piiri või energeetiliselt sa teed endale juba selgeks, et nii, siin on piir ja sa ei pea võib-olla teise inimesega seda arutama, seepärast et energeetiliselt teine inimene tajub seda. Kui sina ei pea oma piiridest kinni, mõtled siin peas, et see on piir, on ju, ja siis ütled seda teisele inimesele, et siin on piir, eks ju, et siit nagu üle astuda ei tohi. Aga kui energeetiliselt teine inimene seda ei taju, ei tunneta ja sa nagu ise seda energeetiliselt pole oma kehas nagu aktiveerinud, vaid ainult meeletasandil seda mõtled ja väljendad, siis teine inimene tajub seda ja ta astub ikka üle piiri ja sina ikka taganed nendest piiridest. Või lased nendel piiridel siis, lased tal üle nende piiride astuda. Aga see on jah, see on nagu energeetiline maailm, see ei käi nagu mõttetasandil. Ja täpselt samamoodi see intuitsiooni kuulamine, kui inimesed püüavad seda südame häält või intuitsiooni kuulata, siis kui sul on väga palju neid laenguid ja emotsioone, siis sa lihtsalt ei saa aru, ei taju, ei mõista, mis on üldse intuitsioon, südame hääl ja emotsioon, sest see seguneb kõik sellega. Et siin on väga oluline, tegelikult inimesel on väga oluline oma emotsioone vabastada. Et siin siis järgneva 10 päeva jooksul võib siis tekkida mingisugune inspiratsioonipuhang, mingisugused uued potentsiaalsed võimalused, algused, mis sünnitavad sind või sünnivad sinus seestpoolt. Siin on võimalus sügavamaks südamesuhteks, romantiliseks või ka enda sees. Siin on ka sügav selline enesekaemus, mille kaudu tekivad sellised olulised taipamised. Ja siin on seda sära ja tegutsemistahet ja enesekindlust ja julgust. Aga ilmselt sa seisad mingite valikute ees. Ja see, kui sa arvad, et sa seisad mingite valikute eest, mida sa pead väliselt tegema, siis tegelikkuses need valikud on need, mis näitavad, kas jääda truuks iseendale või mugavduda teiste ootustele. Ja tõeline jõud, tõeline sära, tõeline enesekindlus, tõeline muutus toimub läbi aususe. Ja kui sa oled nagu autentselt siiras, aus, ilma nende üleolevuste, uhkuste, egoprogrammide, emotsioonide, siis teised inimesed austavad sind ja peavad sust lugu. Ükskõik kui ausalt sa ennast väljendad, siis see nii on. Ja seal ei ole valikut. Nii on. Aga minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Loodetavasti oli siit midagi võtta teile ja loodetavasti päris kindlasti tegelikult, kui te olete avatud, siis päris kindlasti on siit midagi võtta, seepärast et mu ladumistes on alati tõde. Ja keha tunneb tõe ära, kui su meel ei hakka vahele segama. Et lihtsalt kuula ja ole avatud sel hetkel. Pärast võid teha, mida tahad ja lihtsalt vaata, mida su keha teeb, kui ta seda kuulab. Ja ära lase oma meelel nii-öelda siis vahele hakata rääkima ega seda olukorda kontrollima ja mida iganes kõik analüüsima, et lihtsalt lase kehal kuulata ja siis võivad toimuda ka selliste tõsisemad nihked sinu kehatasandil. Muutused toimuvad ka kindlasti. Energeetilised muutused. Sa tajud ja tunned ja tunnetad, et mingi muutus on sinus toimunud, kui sa oled avatud.
aga minu poolt suur tänud kuulamast ja vaatamast ja kohtume juba järgmises videos, aitäh! Ja tere tulemast siis kolmandale grupile, kes siis valisid need kaardid, siis siin ma näen, et järgneva 10 päeva jooksul toimub siin mingisugune selgus, aga ka väga teravalt oldakse nagu sellises mõistuses. Püütakse võib-olla olla selline aus iseenda ja teiste suhtes, mis on väga okei. Aga kui seda tehtakse nagu sellises ainult meeletasandil, siis tuleks natuke ümber kohanduda või ümber vaadata seda asja. Siin on väga tõenäoline see, et võidakse lõigata läbi sellised mingisugused illusioonid. Võidakse läbi lõigata sellistest emotsionaalsetest segadustest ja piiravatest sellistest sidemetest või uskumustest. Sul on tegelikult väga tugev selline, võib tekkida väga tugev selline taipamine ja oskus näha seda nagu tõde. Et sul on oskus näha nagu näha seda tõde ja sul on tugev taipamine või selline võime näha illusioonide ja võime ka läbi lõigata seda emotsionaalne segadus aga seal on vaja nagu seda tasakaalu leida, et sa ei jää täiesti mõistusesse kinni, seepärast et see on ikkagi mentaalsus, mis siin hoiab. Et ma näen siin nagu siin on selle järgneva 10 päeva jooksul mingisugune uued võimalused ja need on päris praktilised ja päris materiaalsed ja päris reaalsed, realistlikud siin reaalsuses. See võib olla töö, raha, kodu, tervis, ma ei tea, suhe, mis iganes. Aga see on nagu sul on nagu potentsiaal või võimalus see seeme nagu külvata, mis võib kasvada väga viljakaks, kui sa seda siis nii-öelda toidad ja hoiad. Siin võib tekkida sul mingisugune rahaline pakkumine või uus algus või mingisugune uus investeerimisvõimalus. Aga siin on oluline nagu hoida seda kannatlikkust. Võib-olla ka nagu hetkeks võib-olla peatuda, küsida iseendalt, kas see, mida sa külvad, on seda väärt? Või see, mida sa külvad, kas sa soovid seda päriselt kogeda? Siin nagu sa teed millegi kallal tööd, aga ega see tulemus ei tule kohe, et siin on vaja kannatlikkust. Ja siis nagu see tasub ära, see pingutamine tasub ära, aga see pingutamine ei ole hea sõna. Et asjad nagu tegelikkuses ei käi pingutamise kaudu, vaid neid on väga lihtsalt ja hõlpsalt võimalik luua oma ellu. Ehk siis sa saaksid kogeda seda küllust igal tasandil, kui sa vabastaksid ennast nendest laengutest, mis sinu ja selle kogemuse vahel on, mida sina tahaksid luua. On ta tööalaselt, on ta rahaliselt, on ta koduga seotud, on ta tervisega seotud, on ta suhtega seotud, sul on kõik võimalik. Sina suudad luua absoluutselt kõik,
aga lihtsalt sa pead nagu sealt vahelt ära võtma need laengud või vabastama need laengud, siis sul on võimalik kõik. siis on võimalik kõik, mida sa nagu päriselt tahad kogeda. et siin võib olla sinul endal nagu, sa võid natukene pisut jääda võib-olla sellisesse praktilisususesse või meeletasandile, kus ühest küljest see on nagu sinu selgus ja teravus ja selline ausus iseenda ja teiste suhtes on väga hea. Ja sinu võimekus lõigata läbi nendest illusioonidest või emotsionaalsetest seisunditest või piiravatest sidemetest, piiravatest uskumustest, süsteemidest on ka väga hea. Ja see tugev taipamine ja oskus näha nagu võib-olla seda selgust või tõde, see on okei, aga sul on ikkagist mingisugune sul on mingisugune nagu piirang siin, sul on midagi, mingi laeng, mis nagu juhindab sind, et sa nagu jääd liiga sellesse meelde kinni ja praktilisussesse ja maisesse süsteemi, et siin on oluline, siin on nagu mõlemal poolel on oodata võitu, kui sa võib-olla annad millestki järgi natukene, ehk siis mul siit vaadates seda kaarti ja seda olukorda, siis sa oled nagu võimeline tegema koostööd, sa oled tark, intelligentne, sa oled õiglane, sa vähemalt püüad õiglane olla iseenda ja teiste suhtes, aga sa hoiad nagu kogu aeg nagu, sul on mingisugune pinge siin, sa nagu siit kaardi pealt vaadates, sa hoiad nagu seda mõõka kogu aeg nagu teises käes, ühest küljest sa oled nagu vastuvõtlik siis nagu sellele koostööle või partnerlusele või siis või leidma tasakaalu või isegi kui mingisugune konflikt või erimeelsus on ebakõla, siis sa oled valmis nagu leidma kompromissi ja tasakaalu. Et sa oled nagu ikkagist avatud sellele, sa ei ole nagu lukku tõmmanud, aga sa oled natuke nagu krampis ja hoiad seda mõõka teises käes nagu justkui, et oled nagu valmis kogu aeg millekski. Et siin ongi nagu see, mis iganes suhetes või olukordades sa nagu oled valmiduses nagu kompromissiks, õigluseks, tasakaaluks, erinevate võimalustele avatud, aga sa oled natukene pinges. Et sa pead ise nagu leidma selle tasakaalu nagu justkui selle mõistuse ja südame töös. Et oleks see tasakaalusse andmine ja vastuvõtmine või midagi, töö ja puhkus, miski tasakaal sinus endas vajab tasakaalu. Et jah, siin on keskendu alati iseendale ja iseenda toimuvale, sõltumata sellest, mis on sinu ego strateegiad, millega püüab ta sind siis magama panna. Ehk siis kohati nagu mul on tunne, et sa oled nagu väga taiplik ja teadlik ja avatud, sa ei ole nagu lukustunud, et sa oled alati nagu avatud uutele võimalustele ja koostööks ja leidma neid võimalusi ja kompromissideks oled avatud, aga seesama meel, millest sa nagu juhindud, mis ühest küljest on täiesti okei, täiesti hästi toimiv nagu justkui sul, et see on seda intellekti, seda
teadmist, seda tarkust, seda läbinägelikkust sul on väga hea, aga, aga, aga ta samas see meel on ikkagist seotud selle egoga ja, ja sellest, mis on sinu ego strateegiad, millega ta püüab siis sind magama panna, äh, ei pruugi sa päris täpselt veel teadlik olla, et seda näha endas läbi. Et siin on ka sõnum, et sa ei sündinud selleks, siia ellu, et hakkama saada, vaid selleks, et särada. Et siin ongi võib-olla, sa püüad nagu ka materiaalses pildis hakkama saada. Sa oled väga edukas, võimalik, et sa oled väga edukas. Mõõkade kuninganna on väga edukas, ta on teatud staadiumis kuskil, ta on heasse kohta endaga jõudnud. Tal võib olla pere, tal võib olla lapsed, aga ta on hästi iseseisev ja sõltumatu. Ta ei sõltu kellestki, ta on hästi iseseisev ja ta on nagu ennast ise üles ehitanud. Aga siin ongi nagu läbi selle intellektuaalsuse, läbi meele, läbi ja seal on ka ego. See ei jää puutumata sellest. Et siin on oluline sõnum, et keskendu ainult iseendale toimuvale, et kui sa näed väljastpoolt mingisugust asja või mingisugust sellist olukorda, mis sind natuke häirib, siis see on tegelikult ego, mis suunab sind automaatkäitumisse. Aga sinu ülesanne on võib-olla siin nagu olla täiesti ärkvel ja teadlik, eriti oma reaktsioonidest, kus sa oled pinges, kus sa oled nagu valmis kogu aeg seda mõõka tõstma. Ja väga võimas meeldetuletus ongi sul siin see, et sa ei sündinud siia ellu, et ellu jääda, ellu jäämiseks, vaid säramiseks. Ja ära piirdu lihtsalt selle okei eluga. Sa oled siin, et luua, särada ja inspireerida teisi ise ja särada ise ja luua ise oma elu. Sest elu ei pea olema ainult vaevlemine, et mina teen ja mina olen ja vaata kui edukas ja ego ellujäämisprogrammil muudkui ka panemine. Ja oluline on panna ka enda puhul seda võib-olla tähele, et see peaga tehtud otsused ja need mõtted ja kõik see ratsionaalne meel, ta võib olla täiesti okei, sellega pole mitte midagi valesti, ta võib olla täiesti okei ja ongi täiesti okei sageli siin inimlikul tasandil. Aga ta on läbi põimutud vanade mustrite, näiteks selle lapsepõlvest tekkinud mingisugune muster, vanade lugude, mida me endale räägime kogu aeg, ma ei ole piisav, ma pean tõestama ennast kellegile, seda näitama ja seda toda näitama. Need ühiskondlikud ootused ja kollektiivsed uskumused, mida me oleme siis nagu kunagi lihtsalt omaks võtnud, ilma neid küsimuse alla seadmata. Ja siin on väga oluline sulle märkus või teadaanne või selline sõnum, et see kehateadvus on otsene ühendus kohalolu, tõe ja sügavama olemusega. Ja kehateadvus teab alati, mis on õige, mis ei ole õige. Isegi kui su meel kahtleb. Ja keha pingestub või avaneb, siis sa tead, et kas see on mõistus või keha.
et kui keha pingestub, siis need on tegelikult sinu need, needsamad mustrid, needsamad loengud, need mõistus pingestab selle. aga noh, nendest emotsioonidest, mustritest ja laengutest ja uskumustest tekivadki mõtted ju. aga ja kui tekivad mõtted, siis sa juba tead, et siis nagu keha läheb pingesse või mingisugune emotsioon kerkib pinnale või mõte hakkab mingisugust emotsiooni lahti tõlkima või väljapoolt tuleb mingi trigger, siis keha pingestub, nagu siin on tegelikult seda pingestust sul näha. ja see on tegelikult mõistus, see on meeletasand, see on sinu emotsioonid, sinu laengud, see on sinu uskumused, sinu piirangud, sinu programmid, mis sind siis nagu hoiavadki selles võitlusvalmiduses ehk siis kaitsepositsioonis, et ma olen kohe valmis tõstma seda mõõka, kui mul läheb seda vaja, siis mul on kohe käepärast võtta. See on tegelikult kaitsepositsioon ja see on egost tulenev, mõistusest tulenev. Intuitsioon räägib läbi kehatunnetuse, mitte argumentide. Et leia endas see tasakaal. Et meeles on küll see teravus ja nagu see tarkus ja intellekt ja kõik see, eks ju. ja meel ongi omal kohal ja meel loob lauseid ja sõnu ja meelega pole mitte midagi valesti, see on väga, väga hea tööriist, mida inimene saab kasutada, aga tõeline tarkus tuleb sügavamalt, sinu keha tasandilt. Et ära lasku sellesse ühte äärmusesse, isegi kui sa ei suuda veel täielikult kuulata oma keha tasandit, siis püüa vähemalt luua tasakaal selle keha ja mõistuse vahel, et ära kuku sinna ühte äärmusesse, et minu mõistus, see ja teine ja kolmas, see on nagu egost lähtudes, kuigi ka selle najal võib elus väga kõrgele ja teadlikult liikuda edasi ja väga edukas olla, nagu me näeme. Inimesed on edukad oma intellektuaalse tasandil, selle intellektuaalsusega liikunud, ratsionaalsusega, oma mõistusega, oma teadlikkusega, oma teravusega, oma taiplikkusega. aga kui me tahame tegelikult keha tasandil ka nagu rahu tunda ka peale selle, et me oleme nii-öelda sinna teadlikud, taiplikud, intellektid ja targad ja täpsed ja teravad, eks ju, siis ja kui me tahame tegelikult keha tasandil tunda ikkagi seda rahu ka, siis on oluline leida seal see tasakaal. Et proovi näiteks siin teha selline kehapõhine otsus, et näiteks pane ennast nagu sellisesse olukorda, kus lased oma kehale öelda jah või ei, enne kui meel üldse sekkub. Et lase sellel tunneta, mis vastus tuleb kehal. Ja hinga näiteks sügavalt ja küsi endalt, kas see avab mind või paneb lukku. Ja usalda seda, et sinu keha ei valeta. Aga minu poolt siit kõik, loodetavasti saite siit siis enda jaoks jälle midagi ja suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!